kõiki, kes meid vaatavad, kõiki, kes on siin Eelimi kirikus ja kuulevad, näevad. Oleme tagasi Mariannaga, väike puhkus oli meil. Oleme tänulikud Jumalale. Ilmad on ilusad, tervis on korras. Ja mida me ikka rohkem saame tahta kui ühte, et meie vahekord oma taevas isaga oleks ka korras. Amen. Ja selle nimel me elame ja püüame neid asju hoida korras. Huvitav oli see, et just enne siin vend rääkis meile Taavetist. Ja mul oli ka üks sõna, mis on seotud Taavetiga väga tihedalt, aga nagu Taavet ei ole siin peategelane. Ja mul oli mitu kohta, ma mõtlesin selle peale piiblis, mida jagada teiega, aga just seoses ka selle äraolekuga, lugedes just seda, millest ma teile praegu hakkan rääkima, see puudutab ühte naist. Ja kuna koguduses, võib öelda kogudustes, meil on üldiselt enamus on naisi, kohe palju rohkem kui mehi, siis lugedes sellest inimesest, see on väga tuttav lugu, väga paljudele piiblist te olete lugenud, võite uuesti lugeda, aga teatud kohad läksid mulle nii südamesse, et ma mõtlesin, et milline võib üks naine olla. Väga erinevad võivad olla. Aga vaatamata elu olukordadele, võiks öelda, selle naise elu ei olnud eriti kerge tänu tema mehele. Aga me kohe kuuleme väga palju siit. Ja see tarkus, mis tuli tema südamest ja suust, see on mida õppida. Ma ütleks eelkõige kallid õed, kes te olete. Õppige sellelt naiselt. Ja me kohe kuuleme täpsemalt asju. Ja ütlen teile ette, see on 1. Samueli raamatu 25. peatükiga. Ma ei loe kõike seda, sest see oleks väga pikalt. Aga ma tahan välja tuua just need kohad, nii kuidas Jumala vaim avab neid mulle. Aga tahaks just seda, et see nagu jõuaks kohale meile. Ja alustame sellega, see vahetult toimis. Siin oli juttu ka Samuelist, aga Samuel suri ja kogu Iisrael kogunes kokku ja leinas teda. See tegevus toimus peale seda ja see oli ajal, kus Taavet põgenes Sauli eest. Ja Taavet ei olnud mitte üksinda. Siin on kirjutatud, Taavetel oli 600 meest kokku. Siin ühes kohas on öeldud, kus 400 meest läks taga kaasa, aga 200 jäi asjade juurde. Nii et võib öelda 600 meest, need olid kõik nagu Taaveti üks sõpruskond,
kes olid elanud läbi raskeid asju, ka kodutud olid ja otsisid omale nagu juhti, leidsid selle Taaveti näol ja lõpuks võib öelda sellest kujunes välja üks Taaveti eliitväesalk, kellega ta võitles suuri võitlusi vilistidega ja põhiliselt ta kõik võitles. Aga see oli see aeg, kus oli ka igasuguseid röövlijõuke ja selliseid, kellele sugugi inimese elu ei tähendanud midagi. Ja natuke ma sellest alustan siit just. Siin on üks koha nimi, Maoonis oli mees, kelle tööjärg oli Karmelis. Ja see mees oli väga rikas, temal oli 3000 lammast ja 1000 kitse. Ta oli Karmelis oma pudulojuseid niitmas. Mehe nimi oli Naabal ja tema naise nimi oli Abigail. Naisel oli hea mõistus ja ilus välimus. Mees aga oli karm ja tegude poolest kuri. Ta oli kaaleplane. Ja kui Taavet kõrves kuulis, et Naabal niitis oma pudulojuseid, siis läkitas Taavet 10 noort meest ja paneme tähele just teatud asjad, kuidas Taavet nad läkitas. Ta ütles noortele meestele, minge üles Karmelisse ja kui te jõuate Naabali juurde, siis küsige temalt minu nimel, kuidas ta käsi käib. Ja ütelge mu vennale, pane tähele, vennale, nõnda rahu olgu sinule ja rahu su kojale ja rahu kõigele, mis sul on. Ma olen nüüd kuulnud, et sul on lambaniitjad, sinu karjased on olnud meie juures, me pole neid mõnitanud ega ei ole neilt midagi kadunud kõigil sellel ajal, mil nad olid Karmelis. Küsi oma poistelt, küll nad jutustavad sulle, leidku siis need noored mehed armu sinu silmis, sest me oleme ju tulnud heal päeval. Anna nüüd oma sulastele ja oma pojale Taavetile, mis sul juhtub käepärast olemast. Ma ütleks, oli väga niisugune viisakas, alandlik suhtumine sellesse karmi kurja Naabalisse, kellel oli tark ja kena naine. See võib juba teile öelda, selline tark ja kena naine, tal ei olnud sugugi kerge elada sellise mehega. Aga ta elas. Ilmselt me ei tea tol ajal, seda pole täpselt kirjutatud, võib-olla pandi noorelt seal naisi mehele, võib-olla seal rahad olid mängus, et see mees sai selle naise, tundub lapsi neil ei olnud, aga nii nad elasid. Ja kui nüüd Taavet pöördub tema poole, siis tähendab, oli üks aeg, kus Taavet kaitses neid karjuseid ja tema töötegijaid, selle Naabali, selle rikka mehe. Ja neid oli palju seal, neid ei olnud seal 10, nende olid 100-dega. Ma kohe jõuan sinnani, millest ma seda järeldan. Ja Taaveti mehed kaitsesid neid, nad hoidsid neid. Tähendab, oli oht nende eludele, oht oli nende karjadele, nagu me lugesime, 1000 lambaid, kitsi oli, see oli suur varandus tol ajal. Ja Taavet kaitses neid. Ja nüüd Taavet palus, lähetas oma noored mehed selle Naabali juurde ja palus temalt toitu. 600 meest kõrbes, see on suur hulk, vajavad ju süüa kõik. Ja väga viisakalt ta lähenes
ta soovis talle rahu kõigepealt ja ütleb, et leidku need noored mehed armu sinu silmis, et me oleme tulnud heal päeval. Ja nimetab ja oma pojale Taavetile, et anna, mis sul juhtub käepärast olema. See oli, ma ütleks, igatpidi väga alandlik ja viisakas suhtumine. Mida me nüüd vastu näeme siin? Taaveti noored mehed tulid, andsid kõik selle edasi Naabalile, mida Taavet oli palunud. Ja tema vastus oli, Naabal kostis Taaveti sulastele, ütles, kes on Taavet ja kes on Iisai poeg, see oli Taaveti isa nimi. Nüüdsel ajal on palju sulaseid, kes kargavad ära oma isandate juurest. Kas peaksin võtma oma leiva ja vee ja tapetud loomad, mis ma olen tapnud oma niitjaile ja andma meestele, kelledest ma ei tea, kust nad pärit on. Siis Taaveti noored mehed pöördusid ümber ja läksid tagasi Taaveti juurde ja kandsid ette kõik, mis juhtus. Me kuulsime Taavetist ja ka mina ütlen, et tõesti ta oli hea mees, hea südamega, aga lõppude lõpuks ta oli ikkagi ka inimene. Samamoodi oli temal ta oli ka sõjamees, me teame, ja küllaltki selline andekas sellel alal. Ja kui ta kuulis seda vastust endale, siis ta otsus oli väga lühike. Siis Taavet ütles oma meestele, pange igaüks oma mõõk vööle. Nad panid igaüks oma mõõga vööle ja Taavet ise pani ka oma mõõga vööle. Ja nad läksid Taaveti järele ligi 400 meest, kuna 200 jäi asjade juurde. Tähendab, kui seal oleks vastas olnud mingi käputäis 10-15 meest, siis on arusaadav, et ta ei lähe 400 mehega sinna. Seal pidi olema palju rahvast. Ja seal võiks arvata, et oleks võinud täitsa väike sõda tulla nii-öelda. Sest nad kõik varustasid mõõgaga ja Taavet ütles nii, et andis mõista, et selleni ma jõuan natuke, mis kõik nende meestega oleks juhtunud. Ta oli väga selge, et nendest poleks ainsatki jäänud elama. Ta oli teinud ühe otsuse, 2 korda siin on nimetatud sellest, kõik need mehed tappa. Ränk otsus. Aga nüüd me läheneme sellele just kohale, mis oli selle jutluse aluseks. Aga Abigailile, Naabali naisele, teatas üks poistest, öeldes, vaata, Taavet läkitas käskjalad kõrvest meie isandat tervitama, aga tema kärkis nende peale. Ja need mehed olid meie vastu väga head. Nad ei mõnitanud meid ega kadunud meilt midagi kõigel sellel ajal, mil me väljal oleme ja rändasime nende juures. Nagu müür olid nad meie ümber nii hästi öösel kui päeval ja kõige selle aja, mis olime nende juures pudulojuseid karjatsemas. Nüüd siis tea ja vaata, mida sa saad teha, sest midagi kurja on otsustatud meie issanda ja kogu ta koja vastu. Aga ta ise on ju pahareti poeg. Tema enesega ei saa rääkida. See üks karjastest rääkis seda Naabali naisele, selle loo. Ja kui nüüd Abigail kuulis seda kõike, ma seda ei loe kõike ette teile, võite ise vaadata 18. salmist,
siis Abigail ruttas ja võttis 200 leiba, seal mitu lähkrit viina, valmistatud lambaid ja nii edasi, kõike toitu. Päris hulga laadis mitme eesli peale ja võttis kaasa ka neid abilisi omal seal teekonnale ja läks Taavetile vastu. Ja oligi nii, et Taavet oli tulnud. Ja enne seda ma loen veel ühe Taaveti ütlemise 21. salmist, aga Taavet oli ütelnud tõesti, ma olen asjatult hoidnud kõike seda, mis sel sinasel kõrves oli, nõnda, et midagi ei kulunud kõigest sellest, mis tal oli. Ja tema tasub mulle head kurjaga. Tema tasub mulle head kurjaga. 22. salm. Jumal tehku Taavetiga ükskõik mida, kui ma kõigist, kes tal on, hommikuks alles jätan ühegi meesolendi. Taavet ütleb, Jumal tehku Taavetiga ükskõik mida, kui ma kõigest sellest, kes tal on, alles jätan ühe mehe. Tähendab, Taavet oli otsustanud ära kõige selle juures, me näeme inimesi, me näeme headust, me näeme kõike, aga näeme ka olukordi, kus nii öelda hea inimene võib ka nii saada, ütleme, välja vihastatud või viidud sellisesse olukorda õigemini nii, et ta on valmis sõna otseses mõttes tapma kõik ära seal, mis oli. Ja loomulikult seal oli ju palju loomi, need loomad oleks jäänud neile kõik, see oleks olnud üks väga, kui seda lahti mõtestada, nii üks suur, nagu üks tapatalgud. Kõik Naabali mehed oleks tapetud Naabaliga eesotsas, loomad oleks neile jäänud. Aga nüüd me jõuamegi selle kõige olulisema osa juurde, mida ma tahan väga jagada teiega. Paneme nüüd tähele just seda naist, selle, kelle kohta on öeldud, et ta oli välimuselt kena ja tark. Kas sa tahaksid olla? Millised naised tahavad olla välimuselt kenad ja targad. Kõik on kenad, kohe ma võtan välja, mina ei räägi siin inetuid ja midagi. Aga tarkust, jah. Ja me jõuame ka sinna, kus see tarkus on tulnud. See tarkus kõik on Jumalaga seotud. Nagu ma ütlesin juba, selle mehega ei olnud kerge elada. Mees purjutas, tegi oma tegusid, aga see naine oli Jumala inimene. Ja kui Abigail nägi Taavetit 23. salmist loen, siis laskus ta kähku eesli seljast ja heitis Taaveti ette silmili maha ning kummardas maani. Ta langes tema jalgade juurde ja ütles, minu peal on süü, mu isand. Lase nüüd oma ümardaja su kuuldes rääkida ja kuule mu ümardaja sõnu. Juba see, pange tähele, ta langes Taaveti jalge ette maha. Ta ütleb, minu peal on süü, mu isand, ja lase nüüd mu ümardal kuulda neid sõnu, mida ta räägib. Me jõuame selleni ja loeme neid. Kui nii võtta, mis süüd tal oli siis? Tal ei olnud süüd. Tema ei teinud midagi sellist, ta ei teadnud seda. Aga see on esimene asi, mis näitab ühe, kui me piibli järgi vaatame neid prohvetid ja ka Daniel ja
palju teisi, kes võtavad nagu rahva süüd ja asjad ka oma peale. Meie oleme süüdi. Meie oleme süüdi. See näitab juba seda hoiakut. Ja ka Abigaili esimene asi oli, minu peal on süü, mu isand. Ja edasi ta loeb siit. Ärgu mu isand ometigi hooligu sellest kõlvatumast mehest Naabalist, sest nagu nimi on, nõnda on ta ise. Naabal on ta nimi ja rumal ta on. Aga mina, su ümardaja, ei näinud mitte mu isanda noori mehi, kelled sina olid läkitanud. Ja nüüd mu isand, nii tõesti kui Jehova elab, siin ta läheb Jumala asjade juurde. Jumala asjade juurde. Siin ei ole inimlik tarkus, siin on tegu Jumalaga. Sest Jumal võib anda ainult. Ükskõik kui kaunis on naine, aga ilma Jumalata ei ole seda, mida Jumal saab anda. Jumala kartus on tarkuse algus, nii ütleb sõna ka. Ja ta ütleb siin nii. Et ta ei näinud neid noori mehi, keda Taavet läkitas. Ja nii tõesti, kui Jehova elab ja nii tõesti, kui sa ise elad, keda Jehova on takistanud sattumast veresüüsse. Pane tähele, milline väljendus. Ta ütleb Taavetile, et Jumal on takistanud Taavetit langeda veresüüsse. See on jumalik tarkus, mida praegu selle naise suust me kuuleme siin ja südamest, mis tuleb välja. Aitamast iseennast oma käega. Oma käega aitamast. Kõik sõnad määravad väga suure tähtsuse. Kas sa loodad Jumala peale? Mul on ka mõningaid asju, ka praegult on, mida ma tean, mida ma võiks ise teha, aga kui on Jumala peale pandud, küll tahaks kiiresti midagi aidata, teha, proovida seal. Aga kui sa oled usaldanud Jumala peale, siis ära hakka oma käega aitama seda asja. Need on niisugused teatud väljavõtted, mis ma praegu toon sellest loost. See on kõik on Jumala käes. Kui sa oled usaldanud ja kui see asi on tõsine asi ja see, mis ei lähe Jumala asjadega vastuollu, kui nii võtta, Taavetile oli liiga tehtud, igatpidi. Ta oli head teinud ja vastati kurjaga. Tal oli tol ajal arvestades ka neid reegleid ja seda elu kõik täielik õigus teha seda, mida ta läks tegema. Aga kogu selle asjale vastu, kes tuli ja oli, aga kõik tema jutt oligi Abigail. Nagu ta ütleb, Jehova on takistanud sattumast veresüüsse ja aitamast iseennast oma käega. Nüüd saagu Naabali sarnaseks su vaenlased. Ta ütleb seda Taavetile. Ja need, kes püüavad teha kurja mu isandale. Ja nüüd antagu see and, mis su ümardaja on toonud mu isandale, noortele meestele, kes käivad mu isanda kannul. Ta palus selle edasi anda, kõik selle kraami, mis eeslite peal kokku tõi neile sinna. Ja edasi 28. salm, ta ei ole lõpetanud veel. Siin on midagi väga tõsisemat tuleb. Siin Jumal kasutab seda naist prohvetlikult. Ta ütleb Taavetile ette asju, mis Taavetid ees ootavad. Anna siis andeks oma ümardaja üleastumine, näed, esimene asi, palub andeks, sest Jehova teeb tõesti mu isandale ühe kindla koja, sellepärast,
et mu isand võitleb Jehova võitlusi. Palun. Seda Abigail ütleb Taavetile. Ühesõnaga, minu isand, ta ei ütle sina, kes või nime kaudu midagi. Ta ütleb ta austusega, ta räägib seda kõike. Mu isand võitleb Jehova võitlusi. Ja kurja ei leita sinus kogu su eluaja. Ja kui keegi tõuseks sind taga ajama ja su hinge püüdma, siis on mu issanda hing seotud elavate kimpu Jehova su Jumala juures, aga su vaenlase hinged ta lingutab lingupesast välja. Täpselt nii nagu just siin oli juttu ka Koljatist ja Taavetist. See on nagu selge näide, see veel kinnitab kõike seda, et mida ta ütleb siin. Kui keegi tõuseks sind taga ajama ja su hinge püüdma. Taavet ju põgenes Sauli eest. Saul tahtis teda korduvalt tappa. Ja korduvalt Jumal hoidis teda. Jumal ei lasknud Taavetil nii-öelda teda tappa. See oli Jumala poolne selge, isegi kui tahtis Taaveti keegi sulastest, vist Abner oli, et ma löön tast oda läbi, kui ta magas seal. Taavet ütleb, ära tee seda, ma ei taha Jumala võitud puududa, sest Jumal teda hoidis kogu aeg. Hiljem me näeme tema elus, kui ta läks vilistide juurde, isegi Taavet, kuidas Jumal hoidis teda. Ja siin see samane naine, 29. salm, ja kui keegi tõuseb sind taga ajama ja su hinge püüdma, siis on mu isanda hing seotud elavate kimpu Jehova su Jumala juures ja su vaenlase hinget ta lingutab lingupesast välja. See on profeteering, see on öeldud Taavetile ette Taaveti tuleviku osas. Ja täpselt nii see oligi. Kes see ütleja oli siis? Ütleja oli selle Naabali naine, elasid ka kuskil seal mägedes või kõik kõrval, kohtusid sellisel viisil. Naise käitumine oli õige, mees tollel ajal veel elas, aga kuuleme edasi siit. Aga tema sõnad edasi siit, Naabali, selle Abigaili sõnad. Ja kui Jehova teeb mu isandale kõike seda head, millest ta sulle on rääkinud ja määrab sind Iisraeli vürstiks, siis ärgu saagu see sulle komistuseks. Näed, ta isegi ütleb ette, et Taavet saab Iisraeli vürstiks. See samane naine ütleb Taavetile selle ette. Siis ärgu saagu see sulle komistuseks ega mu isandale südametunnistuse piinaks, et oleksid põhjuseta valanud verd ja mu isand oleks aidanud iseennast. Ja kui Jehova teeb mu isandale head, siis mõtle oma ümardajale. Väga huvitav, kui Jehova teeb mu isandale head, siis mõtle oma ümardajale. Kui Jehova teeb head, siis mõtle oma ümardajale. Mida see tuletab teile meelde? Kui risti peal oli röövlid, üks pilkas, teine ütles, me oleme õigusega siin. Mis ta ütles Jeesusele? Kui sa lähed oma kuningriiki, mõtle minu peale. Mõtle minu peale. Samamoodi väljendus oli, kui Jehova teeb head mu isandale, siis mõtle oma ümardale. Ta ei tahtnud muud, kui lihtsalt mõtle siis. Ta teadis juba ette, ta kuulutas ette, ta profeteeris ette seda. Ja nüüd pane tähele, mida Taavet siis ütleb, kuuldes kõike seda juttu. Ja Taavet ütleb Abigailile. Õnnistatud olgu Jehova Iisraeli Jumal,
kõigepealt, kas õnnistatud olgu Abigail, sina naine, nii või naa. See näitab jällegi, me vaatame praegu Jumala asju. Oma pilgu on pööranud Jumala peale, eelkõige. Ja lähtuvalt sellest, kuidas me Jumalaga meie vahekorrad on, kuidas me suhtume ja kelle poolt me abi loodame, sõltub kõik meie elu ja asjad. Ja Taavet siis ütleb nii: õnnistatud olgu Jehova Iisraeli Jumal, kes sel sinasel päeval on sind mulle vastu läkitanud. Õnnistatud olgu su mõistus ja õnnistatud oled sa ise, et sa täna mind oled takistanud vere süüsse sattumast ja iseennast oma käega aitamast. Seda peeti küllaltki tõsiseks asjaks. Kui inimesed uskusid Jumalat, neil oli suhe Jumalaga, ta õnnistatud olgu Jehova õnnistab teda ja samas, kui midagi oma käega teha, ise teha ilma Jumalata nii-öelda. See oli sõna otseses mõttes patt. Aga tõepoolest, nii tõesti kui Jehova Iisraeli Jumal elab, kes mind on keelanud sulle kurja tegemast, kui sa mitte poleks rutanud ja mulle vastu tulnud, ei oleks Naabalile koidu ajaks alles jäänud ühtki meest. Seda ta ütles ka Abigailile, ta kordab teist korda, et kindel plaan oli kõik sealt maha tappa. Siis võttis Taavet tema käest vastu, mis ta temal oli toonud ja ütles temale enesele: mine rahuga koju, vaata, ma olen kuulnud su häält ja olen tõstnud üles su palge. Sellega Taavet austas seda naist, tema käitumist ja võttis vastu selle kõik, mitte ainult selle toidumoona, mis ta tõi, vaid kõik need sõnad, see jutt, see oli niisugused, ütleme, ühe targa Jumala poolt juhitud naise jutt ja vastava olukorra lahendus, kus oleks võinud ohvriks langeda 100 mehed. Tänu talle see asi jäi tegemata. Taavet ei teinud seda oma käega ega ristanud ja need mehed jäid ka ellu. Aga edasi see peamees, kui Abigail tuli Naabali juurde, oma mehe juurde, siis oli tema kojas pidu, otse kuninglik pidu. Naabali süda oli rõõmus ja ta oli väga joobnud, seepärast Abigail ei jutustanud temale midagi, ei vähemat ega rohkemat, enne kui hommik koitis. No näitab nüüd terve tegevus, mida see naine tegi ja mis sellel ajal siis see mees tegi. Pidas pidu, oli purjus, kuninglik pidu oli, sinna võis küll kõik minna, aga et neid inimesi aidata seal selleks, ta loobus sellest. Jällegi tarkus naise poolt, ta ei läinud temaga mitte midagi rääkima, nagu on öeldud. Ta ei jutustanud temale midagi, ei vähemat ega rohkemat, enne kui hommik koitis. Jälle üks tarkus, ära mine purjus inimesega, kui palju naisi on läinud seal jagama ja on ka peksa saanud. Ole tark, ära torgi, kui sa näed niisugust olukorda. Siin on väga, väga selgelt välja toodud asi.
aga hommikul, kui Naabalist oli viin haihtunud, jutustas ta naine temale neist asjust. siis suri ta süda rinnus ja ta otse kui kivines. ja ligi 10 päeva pärast, kui Jehova Naabalit lõi nõnda, et ta suri. kui Taavet kuulis, et Naabal oli surnud, jällegi Taaveti sõnad, ütles tema, õnnistatud olgu Jehova, kes on lahendanud minu teotuse riiuasja, mille Naabal põhjustas ja kes on hoidnud oma sulast kurja tegemast. Naabali kurjuse aga tasus Jehova ta enese peale. jällegi näide meile, kuidas Jumal lahendab olukorrad. Jumal lahendas selle olukorra ja lahendas väga, võib öelda, rangelt. see mees suri. ja Taavet tänab, kui ta oli seda kuulnud, õnnistatud olgu Jehova, kes on lahendanud minu teotuse riiuasja, mille Naabal põhjustas. lahendus tuli Jumala käest, Jumal aitas, sellepärast et nii nagu me näeme juba selle Abigaili jutust ja nagu Taavetile lausa profeteeringust tema tuleviku kohta, kõik Jumala läbi see asi lahenes. nii nagu Jumal lahendab asju, ma ütleks nii. ja edasi läks asi veel paremaks. siis Taavet läkitas käskjalad ja käskis ütelda Abigailile, et ta tahab võtta teda enesele naiseks. ja Taaveti sulased tulid Abigaili juurde Karmelisse ja rääkisid temaga ning ütlesid, Taavet läkitas meid sinu juurde, et võtta sind enesele naiseks. siis ta tõusis, tähendab Abigail, ja kummardas silmili maha ning ütles, vaata, su ümardaja on valmis saama orjaks, kes peseb oma isanda sulaste jalgu. ja Abigail tõusis kiiresti ning sõitis eesli seljas, samuti tema 5 tüdrukut, kes käisid ta kannul ja järgnes Taaveti käskjalgadele ja sai tema naiseks. sellega on see osa ma lõpetan. edasi läheb Taaveti lugu, kuidas jälle Sauliga on kohtumised ja nii edasi. tähendab, mis see meile ütleb? nagu ma juba ütlesin, et see on põhiliselt kirjeldus ühest naisest, kes oli tark naine ja tema käitumine päästis olukorra, päästis paljude inimeste elud. aga kõige tähtsam selle juures oli see, et ta oli Jumala kartlik, ta uskus Jumalat ja oma jutus ta kogu aeg nagu toetus Jumala seaduste peale, Jumala tõdede peale, nagu sedagi nimetas, et mitte oma käega minna ise tegema, vaid lasi nagu Jumalal korraldada need asjad ja kogu au anti Jumalale. nii Taaveti poolt kui Abigaili poolt ja see õnnetu mees, võib öelda, ta oli rikas, jah, väga rikas isegi, aga ta oli sellise raske iseloomuga, kuri ja näete, milline oli tema lõpp. ma usun, et meile kõigile elud on teised praegu. meil ei ole siin nii kariloomi otseselt, ega me ei ela nendes paikades, aga ütleme, neid olukordi meie kõikide elus võib tulla ette omal
omas võtmes, võib nii öelda, kus sa pead tegema omad otsused. Need olukorrad võivad ootamatult tulla, mida sa ei tea arvatagi. Seal ei pea olema suure arvu inimestega, see võib olla kitsamas ringkonnas, aga ma usun, siin on võtta eeskujuks üks jumalakartlik naine, tema käitumine, kes nagu võttis enese peale seda süüd. Ta oleks võinud hoopis teistmoodi käituda, kui võtame, ta oleks võinud loobuda kõigest sellest üldse selle toidu viimisest sinna, küll ta oleks ellu jäänud ise aga mis oleks juhtunud seal. See naine käitus nii nagu üks jumalakartlik naine peab käituma. Ja see oli jumalale meelepärane tegu. Ma usun, et õpetagu see kõik ka meid teatud olukordades olema tark, olema ettenägelik, aga mis on kõige tähtsam, panna oma lootus Jumala peale. Mitte lahendama asju oma jõuga, isegi sel juhul, kui sa võib-olla ei ole süüdi, tema ei olnud ju milleski süüdi. Aga ta tunnistas, et ta on süüdi. See on juba suur asi, kui inimene nagu tunnistab seda, et meie oleme süüdi. Samamoodi kui palju siin Eestis toimub asju praegugi, ükskõik kus ringkondades need ka ei oleks ja kui palju me süüdistame küll ühte, küll teist, küll valitsust, küll muid asju. Aga kas mitte ei tulegi öelda tihti, et Jumal anna andeks, meie oleme süüdi. Meie ei ole palvetanud nii, me ei ole teinud neid asju nii. Me oleme lootnud oma käe peale, oma tutvuste peale küll, need panevad asjad korda. Lõpetan sellega. Siin on vend, kes oli selles vanglas, kus ma teenisin. Ja see mees, kellest oli juttu, oli selle vangla üks kõige suur liider, keda ka direktorid ja kõik väga arvestasid. See oli teine aeg, teised korrad. Ja samas vanglas oli ka üks tšetšeen 90ndate aastatel, kui need suured sõjad Eestis käisid, need grupeeringute vahelised armeenlased, tšetšeenid olid siin, venelased, Eesti omad. Siis tšetšeen oli Ämari vanglas seal, kus ma töötasin edasi. See oli Rummu vanglas toimus see kõik. Ma olin 3 vanglas tegelikult olin. Üks vanglakaplan sai surma, siis me võtsime 2 vanglat, et seal ka teenida. Nii et, aga see tšetšeeniga, mis puutub asjasse, siis see nagu läheb mingil määral kokku selle looga. Kui meil kodus käidi vargil, murti sisse majja ja viidi, mis viia oli. Marianna, Jumal saatis ta ära see päev. Ta ei pidanud minema ära, aga ta läks ära. Ja 4 meest, nagu hiljem selgus, tulid
murdsid sisse ja viisid meil kodus parima ära. kui ma tulin vanglast töölt, siis nägin seda kaost kõike seal. ja see Tšetšeen, Ruslan oli ta nimi, on temaga foto isegi koos tehtud, ta ütles, et me teame, kes need olid, kes käisid sul. politsei ei teadnud veel ei teadnud. Nemad juba teadsid. Ja ta küsis mu käest, mida sa tahad, me teeme, kas nad maksavad sulle 4-kordselt kõik tagasi või me koristame nad kõik ära. Мы их убираем, mida ma tahan. Mul oleks üks sõna öelda, korista ära. 4 meest. Muide, need 4 meest, neil oli 2 ohvrit juba, 2 tapetud inimest oli ka. Üks taksojuht ja veel üks teine oli. Need, kes meil külas käisid seal. Ja ma ütlesin, tänasin teda selle ettepaneku eest, mis ta mulle tegi. Meil oli mingi määral, ta austas kirikut, ta oli küll islami usku, aga tema sõna oleks täitunud. See mees ei saanud valetada. Sa tead, sellisel ajal oli, kui öeldi asi, siis ta oli nii. Mulle see asi siiamaani on väga jäänud meelde. Ja ma hindan sellist asja, kui inimesed peavad oma sõna, kui nad lubavad, olgu mehed või naised kuskil midagi, ja sa võid loota selle peale. Loomulikult ma ei mõtle praegult, et kedagi tapetakse, seda ma ei tahtnud. Aga ma ütlesin talle, et vaata Ruslan, et minu Jumal on Jeesus ja tema on käskinud andeks anda meil kõik. Ja mina olen andnud andeks kõik selle. Nii et ma tänan sind, aga elagu nad edasi, mina ei puudu. Ja juhtuski nii, et läks mõni aeg mööda, nad arreteeriti, nad said väga suured karistused kõik. 20 aastat ja mis seal olid. Ja nad olid, 2 nendest olid meie vanglas. 2 said päästetud, 1 perekond sai päästetud. Sellest ma olen rääkinud teile, kuidas Jumal meid viis kokku sinna, kui me sõitsime sinna. Kuidas võtsime auto peale juhuslikult, seal oli tema 1 sugulane. Ja kuidas Jumal korraldab asjad, kui sina teed õigesti asju. Jumal ise hoolitseb selle eest. Sul võid öelda 1 sõna, jah, see asi toimub, aga igal asjal on ka omad tagajärjed. Ja seesamane Abigaili lugu ja Taaveti lugu on meile selgeks näiteks, kuidas üks naine, kes uskus Jumalasse, kes austas Jumalat, kuidas ta käitus, kui alandlik oli see käitumine, kui aupaklik, aga Jumalale au andes kõigest. Ja ta sai hea elu peale, ütleme nii. Kui me seda kõik edasi järgime Taaveti naiseks ja kuninga naiseks ja nii edasi. Ja lapsed sündisid ja kõik. Nii et Jumal ise hoolitseb kõige eest. Teeme meie seda, mis on õige. Ja teeme seda, mis on õige. Nii et tihti võib tekkida olukordi ja ka minul on, võib öelda niisuguseid asju on läbi elatud palju. Nii mina kui Marianna, ta on tunnistusi andnud ise, võiks veel palju rääkida asju, kus ka oleks elu kaotanud. Aga Jumal on hoidnud. Ja hoiame temast kinni igat pidi, siis paremat ei saa olla lihtsalt, ma ütleks nii. Paremat lahendust ei saa sul olla. Usalda ja ära pane oma kätt kiiresti vahele sinna, kus ei ole vaja. Oota Jumalat
teinekord Jumal ei tule kohe teatud vastustega. ta teeb kindlasti hästi kõik, aga just nimelt läheb ka aega. ja laseb ka aega, aga ei jää tegemata midagi. Jumal teeb oma tööd ära ja ka täna, mis me oleme palvetanud siin, Jumal on kuulnud palveid, Jumal teeb seda. täna usu, kiida teda. ja ka meie täname selle eest, mis täna me oleme kuulnud läbi mitme suu ja täname Jumalat, et meie elu võiks sellel ajal, kus me praegult elame, selles maailmas, mis on ka üks nagu tormitsev meri ümberringi. sa ei tea, kust poolt need lained võivad tulla ja millised need olla, aga sa võid olla ka väiksemas paadis, kus on ka Jeesus. ja temaga koos ei pea me kartma midagi. paremat lahendust ei ole antud meile kellelegi. Jumal õnnistagu teid kõiki ja tõuseme lõpupalveks. Issand, ma tänan sind, et sina oled oma sõna taga. Jumal, olgu need ajad, millest me rääkisime, mis on palju tuhandeid aastaid tagasi toimunud. Jumal, aga sina oled seesama ja sinu tõed on ka samad, Jumal. ja sa toimid meiega täpselt samamoodi, kui meie teeme neid kõiki asju, millega me kokku puutume, Jumal, oma elus. kui me teeme õigesti neid asju, kui me peame sinuga nõu, Jumal, kui me toetume sinu käsivarrele nii-öelda. selles on meie jõud ja tugevus, mitte oma käsivarrega nii aidata või oma mõistusega kohe, vaid kuulda, Jumal, sinu tahet ja järgida sind kõiges. Issand, õnnista kõik, kes on täna siin, kes on kuulnud, jäägu sinu arm ja rahu meie kõikidega, meie väikse kodumaaga, Jumal. sa näed keset neid segaseid ja teadmatuid aegu, Jumal, ometi sinul on lahendused, aga eelkõige, Jumal, sa oled lahendused andnud oma lastele, oma usuinimestele ja kogudusele, Jumal. õnnista Eestimaa kristlikku kogudust. Jeesuse Kristuse nimel ma palun seda, et sinu arm ja rahu jääks meie kõikidega. Isiklikus eludes, kogudustes, töökohtades ja perekondades. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen.